Kui me oleme veedame aega Jumalaga, Jumala vaim räägib, ütleb, võtame sõna lahti, loed, tead, ma lugesin sõnast täna, et Jumala vaim on minuga igal pool, kus ma käin. Ma suudan tema läbi. Jumal ütles, kutsus mind olema püha, ma olen püha, nagu tema on püha. Ükskõik mis. Küll, et Jumala vaim noomis mind täna. Ütles mulle, et mul on vaja meelt parandada. Jumala vaim ütles, et ma täidan su vajadused. Ja see on see prohvetlik kõne tegelikult. Mõni mõtle, mis see prohvetlik kõne on. Mis on prohvetlik kõne? Mis on prohvetlik kõne? Prohvetlik kõne on midagi, mis on koguduse üles ehitamiseks. Et kui sa üles ei ehita, siis see ei ole prohvetlik kõne. Oled sa mõtled teistpidi, et Piibel ütleb, et kui kellelgi midagi, me tuleme kokku, on igal ühel midagi. Ja prohvetlik kõne on mille jaoks? Üles ehitamise jaoks, amen. Ja see ongi see, et kui sa loed sõnast midagi, see on prohvetlik sõna ja see ütleb, et vau, halleluja, ma lugesin sõnast, et hoidke oma päästet kartuse värinaga. Sest tänapäeval ütlevad, et teen, mis tahan, käin, kus tahan, olen, kus tahan, küll Jumala arm katab kõik enne. Aga tegelikult ei ole asjad niimoodi. Kui Piibel ütleb meile midagi, hoia midagi kartuse värinaga, see tähendab, et tuleb hoida kartuse värinaga. Ja vaata, kui me lugesime Peetruse kirja, vaata, kus ta ütles tegelikult, mis ta ütles, et kui see kõik niimoodi tules laastub, ja Jumal hävitab kogu selle maa ära, mis ta siis edasi ütles peale seda? Ja, aga mis ta enne seda ütleb? Täpselt ütleb enne vahel, enne kui ta loob uue taeva maad, ütleb, aga missugused siis meie või siis teie või kus ta kasutab sõnavara? Meie või teie? Teie. Teie peate olema Jumala kartuses ja pühas elus. See näitab seda, et see on see tegelikult, mida rohkem sõna loen, mida rohkem Jumala sõna näitab, on see, et mis on hästi palju, on see, et Jumal saab kõigest aru, Jumal teeb seda ja me elame seda igapäevaelu, kus ma ütlen, selle maailma standardite järgi. Aga samas on see, et Jumal kutsub meid elama millised teistmoodi, muutuda sellest maailmast teistsuguseks. Järelikult meist peab midagi välja peegelduma, meist peab midagi teistsugust olema. Kui sellest väga huvitav asi, võib-olla sa tahtsid ise jagada, et ma olin täna tööl ja siis sai olla sõnas palves ja siis tuli välja. Või oli eile õhtul see, ma ei mäleta, et täna hommikul siis jagas, ja kui te üks huvitav asi Jumala puhul või inimeste puhul või üldse peainglite puhul, kes on Jumalaga lähedased. Vaata, et ta ütleb seal samas Peetruse kirjas, mis me siin lugesime, ma seda isegi välja ei toonud, aga ta ütleb, kui Miikael... See on Juuda kirjas. See on Juuda kirjas, see on Juuda kirjas, okei. Mis on Juuda? Juuda 1.9. Ja ma hakkasin mõtlema väga huvitavat karakteristikaid läbi Piibli nägema, mõtlema läbi sellest, et sa tahad jagada seda või ma toon ise esile? See, mis sa hommikul jagasid, nagu, et see on väga huvitav oli nagu selle koha pealt, et... No jah, ma vaatan, sa siis võid täiendada. Okei, jah. Selles mõttes teise Peetruse teine peatüsk lugesin, siit ma toon selle mõtte välja, mis mind väga kõnetas, oli tegelikult ta räägib valeõpetajatest, kes on üldse nagu valeõpetajad. Ja siis vaata, mis salm see on, kus ta 11 salm. Ta tegelikult räägib 10 salmi poole pealt, et need on jultunud, ta räägib valeõpetajatest. Need on jultunud iseennast täis ega karda pilgata aukandjaid vaime. Ja nüüd ta ütleb, kuna inglidki, kuigi nad küll võimuselt ja väelt on suuremad kui inimene või need valeõpetajad, ühtki pilkavat otsust ei lausu nende kohta, valeõpetajate kohta, issanda ees. Ja siis oli viide selle sama Juuda 1.9, mis ütleb seda, aga ei peaingel Miikaelgi, kui ta riidles ning vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda pilkavat otsust, vaid ütles, issand, sõidelgu sind. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kui huvitav on see nüanss.
Miikael, kes oli Lutsifer, oli samamoodi üks tähtis ingel ülistaja. Ta oli võitud, ta oli ikka jumal, kattis Jumala, kui mõtleme, kes oli Lutsifer, kes kattis Jumala trooni, kõige pühamat trooni, ta oli peaülistusingel. Nüüd oli langenud seisuses, aga Miikael ei ütelnud ikkagi ühtegi pilkavat sõna tema kohta, sest ta jättis kohtuotsuse Jumalale. See on see tohutu aukartus, mida inglid omavad Jumala ees, nad ei astu oma piiridest kunagi üle. Mina nagu vaatasin, et see Miikael ja Lutsifer võib-olla on ühe tasandi, võib-olla oli Lutsifer kõrgem, ma ei tea seda. Aga minu jaoks on see, kui ta ütles, et valeõpetajad pilkavad aukandjal vaime, ehk nad käituvad absoluutselt lugupidamatult ja Jumala kartmatult endast kõrgema positsioonis olevate vastu. Samas inglid ei julge nende kohta, kes on nendest alamad, mitte ühtegi pilkavat sõna Jumalale öelda, mis näitab tegelikult nende suurt aukartust. Aga valeõpetajatel see absoluutselt puudub. Nendel on see, nad ei pea Jumala seatud võimu, positsioone mitte millekski. Ja kui siis nagu Eda jagas selles maksin mõtlema Taaveti näidet. Näiteks Taaveti, ta ütleb 1. Saamueli 24:6, aga pärast seda torkas Taaveti südametunnistus, et ta Sauli hõlma ära oli lõiganud. Ta lihtsalt lõigas väikse hõlma ära ja selle süda hakkas juba, sest ta ütles seal, ära puutu Jumala võitud. Saul oli juba langenud, Saul oli juba eksinud. Ja kui ma mõtlen nüüd ka Kenneth Hagini peale, üldse ma vaatan need, kes on väga Jumala kartlikud ja tunnevad Jumalat, käivad väga lähedaselt Jumalaga ja on kogenud Jumala au. Ma panen täheliste karakteristikad, nagu Kenneth Hagin ütles, nad on väga aegselt kohut mõistma. Nad on väga aegselt kellegist halba rääkima. Nad usaldavad, et Jumal teeb kõik selle, kõik muu, mis on vaja teha. Ja suurem osa selle juures on ka, nad ootavad tegelikult ja Jumal ootab, et inimesed tuleksid kuhu? Meele parandusele. See ongi see, et kui sa vaatad ka Aabrahami, miks Jumal läks Aabrahami juurde? Ta läks ju hävitama Soodomat ja Gomorrat. Ta oleks võinud lihtsalt minna Aabrahami mööda, kuna see oli nii patune linn. Ja ütles, aga kas ma varjan midagi Aabrahami eest? Ja ütles, et ei, ma ei varja Aabrahami eest midagi, vaid ta rääkis ja ütles, mis ta plaanis on. Ja Aabraham ütles talle mida? Oota, Jumal, ole ettevaatlik, et järku linnas on 50 õiget, 50, mis iganes. Ja me teame, et Lott ja peeti õigeks meheks, ometi elas paganate sees. Ja üks asi, üks huvitav nagu nüanss, mis minu seest üles kerkis, ta elaski nende sees, aga ta ei võtnud neid kombeid üle. Meie teinekord kristlastena võtame kombed üle, maailma kombed, me peame valvama ja seda ei tee. Aga siis oli see Moosese puhul oli teine lugu, kus Jumal ütles, et ma hävitan rahva ära ja teen sinust. Ja Mooses ütles, et oot, Jumal, ole ettevaatlik. Tal oli vaja inimesi, kes seisid müüri praal, et Jumala õigus võimalikult kaugele kohtuotsus edasi lükatakse. Ja see oli niisugune huvitav, isegi Miikael, kes teadis, oli näinud, võib-olla ma ei tea, kumb oli enne loodud, kas oli Miikael enne loodud, oli Lutsifer enne loodud, mis õige. Aga kuidate, Miikael, kes oli näinud seda kõike, kui Lutsifer või saatan oli langenud, ei ütle ühtegi otsust. Et Jumal, sina teed seda. Ja samas ja siis Jumal viis mu nagu selle meelde kirjakoha evangeeliumitest, kui Jeesus ja jüngrid läksid ühte linna ja neid selle vastu ei võetud. Mida ütles Johannes ja Jakobus? Kas me tõmbame tule taevast alla ja põletame selle linna maa pealt ära? Mida Jeesus ütles? Muidugi, põletage ära, mind vastu ei võetud. Ei öelnud, et wow, te ei tea, mis vaimust te olete. See näitab teatud neid nüansse tegelikult selle juures, mis puudust mu südant on see, et inimesed, kes tunnevad, nad on väga aegselt pilkama, nad on väga aegselt kohutama, nad on väga aeglaselt, nad usaldavad Jumalat. Ja see näitab tegelikult, ja selle järgi me tihtipeale tunneme, kui kes on Jumalaga osaduselt, kes on Jumalaga aega võetud, kes on, sest isegi Peetruse kirjas ta ütleb, et kas sa mõistad hukka, mille Jumala pika meelsuse, kes ootab, et mida ta ootab? Et kõik inimesed tuleksid meele parandusele. Meie tähti inimestena on kohe, et keegi kuskil midagi ei tee, keegi kohe piitsutame ära nagu Johannes ja Jakobus. Et kutsume tule alla, põletame ära, hävitame kõik ära, viskame kõik prügikasti.
aga see ongi see, et see ongi üks huvitav asi, me hakkame mõtlema, kui ma kuulan näiteks Kenneth Hagenit, kui ma kuulan neid, isegi tänan Jumalat täna, et ta minuga rääkis, neid asju jagas minu südamesse, mõningaid asju, siis ma mõtlen, et kui Kenneth Hagen, mis mulle meeldib, mõnedel, miks on nii palju Kenneth Hagen, mulle meeldib tema iseloom, mulle meeldib tema karakteristika ja ma tahan omada seda, kasvada selles veel rohkem. Kõik teate, et üks asi, mida te, me ei räägi kedagi taga, me ei räägi kellegist halba, me usaldame kõiges Jumalat. Me ei räägi kunagi, me ei võt ühekist pastorist, ühekist õpetajast, kellegist ma ei luba halba rääkida, miks? Need on Jumala võitud kõik. Olete tähelepanu, ma olen seda hästi palju kogu aeg rääkinud, rõhutanud siin. Ja? Täpselt selle pärast. See on Jumala otsus on selle kõige taga. Ja ma olen pidanud ka paraku oma elu jooksul mõnda jutlustad pastorid, see ei ole meie otsus, see ei ole meie kohus. Ja ma mäletan selle läbi näiteks, miks peab olema ettevaatlik, sest ajapikku mina nägin näiteks oma Iirimaal, ma rääkisin seda lugu, kui kogudus tõusis pastor Perry vastu ja juhtkond tõusis tema vastu ja rääkis halba. Ja mis on kõige hämmastav, pastor Perry teenib Jumalat edasi ja need, kes tema vastu tõusid, ma isegi ei tea, mis nad teevad. Kas üldse on usklikud täna? Ja see ongi see, et ja samamoodi me näeme igas olukorras ja lihtsalt see näitab tegelikult seda, lihtsalt ma hakkasin mõtlema Jumala iseloomu, Jumala karakter. Ja kui me tahame kuulda Jumala sõna, Jumal rääkis ilmutamas, miks me kuuleme Kenneth Hagenit, oled kuulnud palju Kenneth, Jeesus ilmus, Jeesus näitas, sai ilmutada sellest, Jumal ütles seda talle, seal oli üks karakteristika, et Jumal sai teda usaldada. Näiteks oli ka lihtsalt näited, et kui üks jutustaja, keda siis kogu maailm, mitte tolle aja tuntud, siis ta ringkond mõistis hukka, mis iganes ta tegi, mis ta tegi, mõistis kõik ta hukka. Isegi Kenneth Hagen käest küsiti siis, et kas temaga oli siis kursis sellega ja ta lihtsalt ütles välja sõnad, igaüks oleks võinud targemini käituda, kui tema käitus. See oli kõik, mis ta ütles. Ja Jeesus ilmus talle ja ütles, kes oled sina, et sa mõistad hukka teise sulase. Kui ma mõtlen seda, mitte keegi teine räägi tunnistus sellest, vaid Jeesus ilmus Kenneth Hagenile. Ma küsin, miks ta ilmus talle? Miks? Sest Kenneth Hagen parandas meelt. Ta ütles, et Jumal, kui ta on kellegi sulanud, sinu sulane. Ja Jeesus ütles talle, ma panen ta seisma ja sa näed, kui panen seisma. Ja kui sa oleks samas olukorras, samas surval, sa oleks pooltki nii hästi teinud. Ja selle ainukene Jeesus ilmus, miks? See ongi see karakteristika, ta oli kiire meelt parandada, kiire muutuma. Ja üks asi, mida Kenneth Hagen mitte kunagi ei teinud, ta ei mõistnud ühtegi kedagi hukka, ta ei rääkinud kunagi kedagi, ta ei mõistnud kedagi hukka, ta ütles, et mina teen oma tööd, teen Jumalat, ülejäänud on Jumal sinu probleem. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui me tahame kuulda, näiteks Abraham oli Jumala sõber, Taavet oli Jumala südamejärgi mees, Mooses oli kõige alandlikum mees maa peal. Ja me näeme seda ühte sama joont, mis neist kõigist läbi jookseb. Nad on alandlikud Jumala ees. Ja nad ei räägi, nad ei mõista hukka Jumala võit, nad ei puuda, nad ei ole kohtumõistjad selle koha pealt. See on üks huvitav joon, mis jookseb läbi. Ja kui me vaatame ka inglite puhul, mis tuli välja, et me tihtipeale ei vaata seda, sest me arvame, meil on õigus rääkida taga jutlustajad, meil on õigus taga rääkida pühasid, meil on õigus taga kiruda. Tegelikult ei ole. Kohtuotsus käib, kelle käes on? Kelle käes on absoluutne kohtuotsus? Jumala käes. Ja ta ütles, Jumal ütles, ja kusjuures siis ta teeb mulle kirjakoha meelde, ole, kes sa iganes tahad. Kes sa tahad, et ei see hukka mõistad, mis ta ütleb selle kohta edasi? Sa teed seda sama. Sa oled süüdi täpselt selles samas. Kas pole huvitav tegelikult? Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Jumal, et aita mul veel paremini käituda, aita mul veel parem olla, aita mul elada veel, sest ma tahan kogeda veel rohkem, ma liigi olla, ma tahan veel rohkem kogeda, ma tahan, et Jumal räägiks, ilmutaks mulle veel oma sõna. Kasvada selles tarkuses veel rohkem. Kas pole põnev tegelikult? Ja kui Jumalal on häda käes, ütlete, Jumal on häda käes ja ta tuleb ja leiab sinu, sest ta teab, mida ta teab, ta võib sind usaldada. Kui selles huvitav on Kenneth Hageni puhul, näiteks teine asi on ka Kenneth Hageni puhul,
et ta räägib mõne ilmutuse, Jeesus ilmus talle, ta räägib mõne ilmutuse asja. Aga Jeesus ütles seda mulle 50 aastat tagasi. Miks sa kellegi, Jumal ei lubanud rääkida kellelegi sellest? Kui teete, ta hoidis midagi enda 50 aastat, enne kui Jumal andis loa rääkida inimestele. Mida see toob välja? See toob välja usalduse. Jumal, ja see ongi see, et tihtipeale Jumal on mulle rääkinud mõningad asju, mida on mulle kellegi ei ole rääkinud. Ma ütlesin, et Jumal, kui ma võin rääkida, ma räägin, aga mis iganes. Ma tahan, minu jaoks on see, et ma tahan samamoodi, et ma olen Jumalal kätte saadav, Jumal saab mind usaldada. Täpselt samamoodi nagu võtame selle tseeni tänapäeva mastaabis. Jumala rahvas paneb puusse. Eksid, teeb oma lollusi, tegid lehma või mis iganes on. Kristlased tänapäeval. Kui teete, lihtsalt eksivad. Ja Jumal tuleb sinu juurde. Tead, ma pühin need kristlased maa pealt ära, ma alustan sinuga uue koguduse. Mis ütleksid Jumalale? See on täpselt, mis juhtus Moosesega tegelikult mõelda, on ju nii? Rahvas pani nii metsa, kui metsa andis panna. Küll nad tegid ebajumala kujusid, küll nad tegid kõike seda jama. Ma ei tea, mis tollel momendil oli, vist oligi see sama mäe pealt tuli nende tahvlitega, asjadega. Mägi on, seda Jumala ligiolu on, mägi on, torm käib, möll käib. Jumal on mäe otsas. Tegelikult mõtle. Jumal on mäe otsas, torm käib, möll käib seal, Mooses on seal, Joosu on kuskil mäe jalamil, isegi käsk on nii võimas käsker, kui keegi mäge puutub, visaku kividega surnuks, on see loom, kõik see oli nii püha ja sel samal ajal rahvas teeb kuldvasik. Sel samal ajal rahvas hakkab teenima kõike muud ja Jumal saab nii villand sellest rahvast ja ütleb Moosesele, tead, ma hävitan selle rahva ära ja alustame sinuga otsast peale. Mida Mooses ütleb selle peale? Muidugi Jumal, mul on ka kõrini sellest rahvast. Mul sai just nii villand, et aitab küll, ma viskasin just, kujuta ette, sa andsid mulle 2 tahvlit. Sa oma sõrmaga kirjutasid nende tahvlite peale, meil oli imeline kogemus ja vaata, ja ma selle kõige, isegi ma vihastusin, viskasin need tahvlid vastu maad puruks, alustame uuega. Ta ei ütle, et Jumal ole ette, vaata, mis sa teed. Ja ma küsingi, miks Jumal läks Abrahami juurde, miks ta läks Taaveti juurde, miks ta läks Moosese juurde, sest seal oli see karakteristika, nad olid need, kes seisid müüri praos. Nad olid need, et Jumala kohtumõistmine võimalikult kaugele edasi lükata. Sest see varem ja hiljem see tuleb maa peale, jumalatute peale. Aga see on see, et ma hakkasin mõtlema ja just see puudutas, ma ei kunagi mõelnud selle peale, isegi Miikael, Jumala peaingel. Kui ta võitles Moosese ihu pärast, ütles, et ma ei julgenud lausuda ühtegi, ütles, et see on Jumala kohus. See on Jumal. Ja me teame, kuradid, ta oli täiesti langenud, tal pole isegi lootus päästud saada, tema pärast löödi põrgu. Saad aru, tema pärast loodi põrgu. Või see sama, et isegi need inglid, kes on väärtsa võimult ja kõigest palju suuremad, kui ütlen ühegi valeõpet, kelle kohta nad ei lausu ühtegi pilkavat sõnaga otsust. Ja mina olen teinud oma elus otsuse, mina ei taha viibida seltskonnas, kus pilgatakse eriti veel Jumala rahvast, Jumala inimesi, Jumala sulasid. Sest see on nii ebajumalik või ebapiibellik. Ja ma tahan, et Jumal saaks mind usaldada, Jumal saaks tulla ja näidata mulle. Ja see peaks meil kõigil olema see sama süda nagu Taavetil. Kujuta ette, kui me räägime Taaveti olukorrast, ta oli võitud kuningaks, Saul oli Jumalast eemale läinud, mis iganes selles oli. Ja ta on koopas, tal on võimalik Saulil ärtappa. Ja ta lõikab lihtsalt 6 tükki ära ja tema süda hakkab piinama lühpuhtalt selle pärast, et Jumal ütles, ära puutu tema võitut.
ja ta kahetses seda väikest tegu. Kas see ei ole hämmastav südamed on? Me näeme. Kas pole hämmastavat südamed piiblis? Või läbi selle näeme? Ma mõtlen ka, et ka meie kui Jumala rahval on palju õppida. Me oleme tihtipeale nagu need kõuepojad. Kes on need kõuepojad? Johannes ja Jakobus. Tuli alla ja kas mina saan sinu paremal ja vasakul käel olla ja niisugused uljad. Ja Jeesus noomib neid nagu, et ütleb, et minu parem käsi on vaba, aga mina ei ütle, kes seal istub. Kes ütleb, kes seal istub? Isa ütleb seda. Tõmbame tule alla, hävitame ära, sest ei võetud Jeesust vastu. Või nüüd, et te ei tea, mis vaimust olete. Järelikult kohtumõistmise taga või selle taga on mingisugune vaim. Sest ta ütleb neile, et ei tea, mida ta ütleb, te ei tea, missugusest vaimust te olete. Järelikult Jumala vaim ja püha vaim ja Jumal on väga aegselt kohut mõistma. Sest ta tahab mida teha. Ta on pikameelne, ta on kannatlik, ootab, et kõik tuleksid kuhu? Meeleparandusel. No, kas pole huvitav? On see huvitav, ei ole see huvitav? Minu jaoks on see väga huvitav ja väga tõsine teema. Aga see ongi, see näitab seda, et kes inimesed räägime kas või Tšerisevelli, räägime neid, seal on teatud karakteristika, kes ütlevad, kuule, Jeesus ilmus mulle, Jumal näitas ennast mulle, Jumal ilmutas mulle selle sõna. Ja nad tulevad välja ja me näeme seesama üks ainus karakteristika jookseb läbi, nad on hästi alandlikud, nad on täis Jumala armastust, väga aeglaselt kohut mõistma, väga aeglaselt hukka mõistma, väga aeglaselt kiired andestama, kiired minema edasi Jumalaga. Kas pole huvitav? Minu jaoks on see väga huvitav. Ja mida rohkem ma piiblis seda näen, seda ja kuida ette Moosese puhul, ma mõtlen seda lugu, kui tõusid üles ka need nimetatud ülempreester ja Mirjam, kes olid õde-vend, kes vanemad ja ütlesid, kas Jumal räägib ainult Moosese kaudu. Sest Mirjam ja Aaron olid vanemad kui Mooses ise, on ju nii? Õde-vend. Kas Jumal räägib ainult tema läbi? Mida Mooses teeb? Mooses ei tee väljagi sellest. Ja Jumal saab nii villand. Okei, Mooses, kui sina ei vasta ja ei ütle midagi, mina kaitsen sinu õigust. Ja Jumal kaitses Moose õigust. Ja jälle, vaata, mis oli huvitav jälle. Selle juures Moosese alandlikkus. Jumal, anna andeks neile. Ei ole niimoodi, jah, nad tõusid mu vastu, jah, nad tassid mind pukist maha lükata, jah, vaid anna andeks neile. Ja Jumal andis andeks Mirjamile, puhastas ta. Jälle me näeme teatud alandlikkuse joont ja Jumala niisugust nagu karakteristikat selle kõige juures. Kas pole huvitav? Jah, see on huvitav, see on väga tõsine. Sest alandlikud saavad, mida? Armu. Uhketele, kangekaarsetele Jumal paneb vastu. Ja kes paneb vastu? Jumal paneb vastu. Ja see näitab teatud neid jooni, kus on vaja Jumala rahvale meil kasvada. Et Jumal, ma tahan tunda sind, ma tahan käia sinuga. Ma hoian seda päästet, ma hoian seda kartuse värinaga, ma tahan olla sulle meelepärane kõiges. Kas pole huvitav? Ma mõtlen neid jooni. Me oleme tänapäeval kristlastena väga kiired kohut mõistma, taga rääkima ja mitte ainult siin Eestis, tegelikult kui palju ma kohtasin seda välismaal, kui palju on seda, et minu õpetus on õige, mina olen ainuke õige, see on vale. Eestis on võib-olla isegi vähem, kui palju ma seda kohtan, meie usulahk on ainukene õige, need on valed, meie kogus on ainuke õige, need on kõik vale õpetused. Kui neile kellelgi on ühes ilmutust rohkem kui teised vahet sellel, ma ei tea, te olete ise ka kuulnud seda, kuidas räägitakse kellegist palba. Mõnest pastorist, mõnest õpetajast. Oled sa kuulnud? Ole aus, kas oled kuulnud? Ja. Oled sa kaasa sellega läinud? Nii, kus muna. Kindlasti mitte. Väga õige. Aga see ongi see, et juhul, kus oled, ütle, et Jumal, anna mulle andeks. Nad on sinu võitud.
ja kui sa näed, et ja isegi selle koha pealt, kui keegi õpetab, ja me peame olema selle koha pealt andma, kui keegi õpetab pääste vastu, keegi õpetab nende teatud asjade põhimõtete vastu, me ei ole inimese vastu, me anname võimaluse Jumala sõna, et kuule, et Jumala sõna ütleb, et Jumal tahab, et kui paljud saavad päästetud. Kui paljud saavad päästetud? Kõik. Kui paljud saavad tervendatud? Kui paljudel Jumal andeks annab? Kõigile. Amen. Ja see on meie kohus öelda, aga isegi siis, kui nad ei võta kuulda, me peame olema ettevaatlikud, me nende kohta midagi halba ütleme. See Sauli noomiti Jumala poolt, Jumala sulase poolt ja Taavet ometi ei öelnud midagi. Mooses ja kõik nad. Amen. Isegi näiteks, kui Miikael ja Saatan omavahel võitlesid Moose isu pärast, kummal oli õigus? Miks Miikael läks, sest Jumal saatis, ta pidi saatma ja Jumal tahtis siis Moosese ihu kuhugi ära panna, midagi teha, et tast ei tuleks tõenäoliselt mingid ebajumalat või mida iganes, mis see kuradi plaan oli, mitte midagi head kindlasti. Sest Jumalal on, kellel on alati õigus? Jumalal on alati õigus. Amen. Lihtsalt see oli niisugune põnev, mida ma tõesti tänapäeva Kristusest natukene näen puudust või vajaka. Ja kõigil meil on istuda maha ja vaadata oma südamed üle ja teha otsused. Jumal, miks? Tahad sa saada suuremaid ilmutusi? Tahad, et Jumal usaldaks sind rohkem? Tahad sa seda kõike? Ikka, jah. Ja seal tulebki see, et kas Jumal saab meid usaldada? Kas Jumal saab meile öelda midagi, mis tuleb? Mis saab sündima? Kas ta saab sulle öelda kellegi inimese kohta midagi? Et kuule, see olukord on palvetada eest. Või on see, et Jumal ütleb sulle, kuule, see olukord ja me läheme ja kuule, kas sa tead, Jumal ütleb mulle, see inimene ja lähme nagu külajuttudega laiali igale poole. Või ütled, okei, Jumal, tal on probleem. Aitäh, et sa usaldad mind. Ma tulen su ette, seisame müüripraus. Jumal, nagu Soodoma Gomorrast Abraham seisis. Nagu Mooses seisis Iisraeli rahva eest. Et Jumal. Ja lihtsalt ma mõtlen see, milline au see on, kui Jumal suleb ja ilmutab ennast meile. Ja annab meile neid tarkus ilmutusi sellepärast, et me oleme usaldusväärsed tema jaoks. Kas pole äge? Täna seda kuuldes ja mediteerides lugedes, see tekitas minust põnevust. Et me oleme Jumalale iga kell kätte saadud, me oleme iga kell Jumal saab meid usaldada, iga kell Jumal, siin ma olen. Kas pole, ma ei tea, mul on küll nii põnev sellest, et halleluja, kiitus Jumalale. Jumal, aitäh selle mõnusa ilmutuse, aitäh selle, et sa näitasid mulle ja õpetaja näita, kus mul kasvada on, kus mul muutuda on veel. Kas ma olen kuskilt eksinud, kas ma olen kiire meelt parandama? Kas pole äge? Milleks see küll põnev? Väga põnev. Halleluja, kiitus Jumalale. On kellegil veel midagi? On kellegil ilmutusest, tarkust, midagi? No. Absoluutselt. Ta teebki seda. See on ju Piiblis absoluutselt tõotus meile. Kui me ei näe teed olevat kuskil, ta teeb tee. Ja selle kohta mul on sulle tunnistus enda poole anda aastaid tagasi, kus minu elu oli kohas, kus ma ei teadnud, kus see tee on. Ja ainuke, mis ma ei tea mitu kuud, ainukene laul on, üks laul on olemas. Kus ma läksin hommikul tööle, sõitsin autoga Mäkke ja ainuke laul oli, et he makes the way there. Ja ta teeb tee sinna, kus teed ei näi olevat. Amen. Ja ta tegi tee ja ta teebki teid. Halleluja, kiitus Jumalale. Hoia sellest kõvasti kinni. Amen. Ja ta ütleb, et ta paneb kõrbesse vee jooksma.
Absoluutselt. See ongi meie Jumal. See näitab järjekordselt, kui äge on meie Jumal. Kui võimas ta on. Seda rohkem, kui ma isegi see tunnin, Jumal, mida ma enam su jaoks saan teha? Kas ma saan veel olla alandlikul? Kas ma saan veel, sest ma tahan saada rohkem su armu, ma tahan rohkem su liigil, ma tahan näha, kuidas sa selle teed täielikult. See on täpselt sama, ma mäletan, üks see asi, kui ma tookord oli, kui me räägime finantsilisest maailmast, siis jah, finantsid olid nii kehvas olukorras, et ma ei teadnud, mis saab ja Jumal näitas mulle tee ja tegi võimatust võimalikku. Kus minu oma mõistus ei teadnud, mida teha, aga Jumal andis mulle selle ja tegi tee. Amen. Samamoodi teeb teid. Kas pole imeline Jumal meil? On ju? Ja selle koha pealt ongi, et ära mõista kedagi üle kohut veel. Anna veel võim. Kui teete, vaata, Jeesus rääkis ühes, tuli kirjakoht meelde piiblis praegu selle sama, oli, kui maja isand läks ja ütles, ma raiun selle viinamuu maha, sest ta läks otsima mida? Vilja. Ja ta ei leidnud vilja. Mida ütles sulane? Jälle, oota veel isand, ära veel raiu maha. Las ma veel väetan, las ma teen kõik, järsku ta hakkab kandma vilja. Ja mida isand ütles? Okei. Kas pole hämmastav? See näitab meie Jumalat, me peaks sama tulema, Jumal, mitte veel, järsku. Anna veel üks võimalus, anna veel üks. Ja kui teete, iga kord, mulle tuli meelde, kas oli Hiskja lugu või üks mingi kuningate lugu, kus jälle, Jumal, mitte veel, ma parandan meil. Ja Jumal lükkas Hiskja haiguse, lükkas 15 surma edasi 15 aastat. Siis ta on seal Iisraeli vangipõlve, et sinu eluajal ei lähe Iisrael vangipõlve. Lükkas jälle edasi. Saad aru, Jumala eesmärk pole karistada, Jumala eesmärk pole, vaid tema eesmärk on alati. Ja ma kujutan ette, et aastaid hiljem nad läksid vangipõlve, siis te ei tõusnud kedagi ülesse, kes oleks seistud, et isa, mulle meeldib, kuidas Eda tõi välja, ütles, luges meie isa palvet. Meie isa palve. Kuidas ta hakkab? Kes on taevas? Aga kes? Täpselt. Kes ta on? Ta ei ütle, et meie Jumal, kes oled taevas. Meie imeline püha Jumal, vaid ütleb, kes meie isa, kes oled taevas. Isa, see on nii isiklik tegelikult. Jeesus õpetab juba siis, et ta on meie, kes? Isa. Piibel ütleb, ta on meie abaissi. See on positsioon, see on midagi teistsugust, kui öelda Jumal, meie isa, kes sa oled taevas. Kas pole huvitav? Sa võid, ma mediteerisin seda palju, tund aega või? Mitte nii palju, aga see on see tihtipeale ongi see, kuidas me saame, Jumal annab ühe salmi, ühe selle, sa jääd selle juurde, sest see sõna isa on see, mis on niisugune, vau, see ei ole Jumal, selle, kelle poole me pöördume? Oma isa poole. Kas pole hämmastav? Need on need ilmud, mida Jumal hakkab andma ja näitab oma sõnast. Halleluja, kiitus Jumalale. Jumal on imeline. Ta on nii auline. Ta ootab, et kõik inimesed, kõik ta lapsed tuleksid, mis iganes, kes pöörduks tema juurde, maailm saaks päästetud. See on meie Jumala süda. Ja see ongi, miks paljud inimesed ei jõua kaugele, paljud õpetajad, pastorid, ükskõik kes need on see, et ma arvan, et see on üks asi, mida meil kõigil on õppida, on see alandlik süda. See mitte kiire kohut mõistma, mitte kiire, vaid aeglane. Jumal, õnnista neid, las nad minna. Mis ta ütles ka oma vaenlaste kohta, mida tuleb teha? Õnnista, ärge neetke. Kas pole huvitav? See ongi isa süda nagu, et Jumal, õnnista neid. Anna neile tarkust. Anna meile tarkust. Jumal, aita meid mitte kommist, aita meid edasi minna. Anna meile tarkust oma sõnast. Näita meile oma sõna. Et me võiksime kasvada sinu moodi, olla sinu läheduses, tunda sinu ligiolu.
ja see kogu selle õnnista neid, anna neile tarkust, see anna tarkust, et nad käiksid sinu rada, et nad käiksid sinu teed pidi. Et nad oleksid valguseks. Et sinu nimi saaks austatud. Mida iganes. See peaks olema meie kõikide Jumala rahva süda tegelikult. Ja ma luban sulle, kui meie südamed on sellised, ei puudu meil Jumala ligiolust, ei puudu meil Jumala lähedusest, imedest, tunnustähtedest. Need teed, kõik teed, mis on vaja, Jumal lahendab kõik olukorrad ära. Amen. Hoida oma süda puhtana, hoida oma süda õigena. Tõenäoliselt me läheme siis peale jutlust, mul lihtsalt see praegu minu seest voolab nüüd tugevalt välja. Ja ma mõtlen ühte huvitavat asja. Näiteks, kui Jumal tõi esile enne siin, kui ma olin siin palvetasin, olin just see südame hoiak, et Jumal, ma tahan kogu südames sind teida, kogu südames sinu poole hoida, kogu südames teha, mida sa tahad, et ma teeksin. Ja seda tuleb hoida ja kaitsta, sest Jumal näitas või ütles jälle, tõi ühe kirjakoha, huvitav kirjakoha, ma vaatan, et ma leian seda nüüd praegu siit üles. Esimese kuningate 3.9 Saalomon ütleb väga huvitavat midagi. Kui teete, Saalomon astub teenistusse. Ja ta ütleb 3.9, anna seepärast oma sulasele milline süda. Sõna kuulel süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale. Ja siin Jumal ütleb 12 salm, siis ma teen, vaata, nagu sa ütled, näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda, et sinu sarnast ei ole olnud enne sind ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind. Kas pole huvitav Saalomon? Läheb Jumal ette. Esimene asi, mis ta küsib, anna mulle tarkust, anna mulle see alandlik süda, anna see. Meil peaks kogu aeg olema see suhtumine kõiges ja õppima ka Saalomonist, sest kui sa ei valva seda südant, kui sa ei valva, vaata, üks huvitav asi, ma olen öelnud, et kui sa loed sõna vähem, sa palvetad vähem, sa ei ole kasvanud Jumalaga, vaid sa oled kahanenud Jumalast. Kuidas on võimalik? Mina istun maha ja mõtlen inimesed, nad tulevad, ütlevad, Jumal, ma armastan sind, sa oled nii imeline ja nad ei mõista kellegi üle kohut ja järsku nad muutuvad nii kriitilisteks. See on paha, too on paha, 3. on paha, 4. on paha. Tead, kus see tuleb tegelikult? See on see sama probleem, mis oli Saalomonil. Ta algus oli imeline, hea, Jumal, ma tahan. Ta oli kasvanud üles isa Taaveti kõrval. Ta oli näinud isa Taaveti südant ja kõike seda. Ja nüüd ta ümbritses ennast valede inimestega. Ta võttis liiga palju naisi, nii 1000 tükki. Ja mis ta ütles? Ja need viisid ta südamest Jumala tegelikult minema ära. Ja ta hakkas kummardama teisi jumalaid ja Jumal ütles, ja mis oli hämmastav, ta ütles, üks huvitav asi oli see, et ta ütles, et sa ei ole sõna kuulelik, su käest võetakse ära kõik. Aga lihtsalt see mõtlen, see algus, et Jumal, anna mulle see süda. Ja me peaksime hoidma kinni sellest kogu aeg, kogu aeg, kogu aeg. Me ei lase tulla kriitika meelel, me ei lase tulla ühelgi muul asjal, kuid Jumal, anna tarkust. Aga nad teevad ju seal varsti, las nad teevad, aita neid, õpeta neid, juhata neid, tröösti neid. Anna neile tarkus, ilmutuse vaimu, ükskõik mida, et nad saaksid sinuga käia. Jumal, aita mul mitte komist, õpeta mind hoidma päästet, kartus, värinaga. Anna mulle arusaamist, mis oli see hind, mida Jeesus maksis risti peal. Tegelikult me ei adu, kui suur oli see hind, mille Jeesus maksis risti peal meie eest. Kui teete, Jumal löödi risti meie pärast. Mõtle, milline imeline Jumal meie üle on.
kas pole? Isegi Jeesus, kellel oli õigus kohut mõista, õigus öelda inimeste kohta mida iganes, kes ütles, kas sa siis ei tea, et ma võin kutsuda mitu? 40 leegionit ingleid või 72 leegionit, mis iganes leegionit ingleid endale appi sel momendil. Ta oli see kõik, ta ei teinud, miks? Sest ta hoolis meist nii väga. Ja see Jeesuse veri, mis valati kogu inimkonna ees, tegelikult on nii püha. Lihtsalt need asjad peaks panema rohkem, Jumal, ma tahan rohkem sind tunda. Jumal, ma rohkem sind teenida. Jumal, ma tahan rohkem su sõna sulle. Anna mulle rohkem ilmutust. Las ma olla valguseks siin maa peal. Ja kui meil on Jumala süda, siis inimesed on nii kallid meile. Me ei taha, et keegi põrgu läheks. Me ei taha, et keegi hukka saaks. See on absoluutne isa süda. Ja see paneb meid tegelikult hoolima. Kui me ei hooli Jumala asjadest, siis me ei hooli tegelikult mitte millegist. Ja Jumal hoolib kõige rohkem inimestest. Ja see ongi see, kui meil on isa süda. See on see, kus isa käib ringi, ta on õiglane, ta on absoluutselt õiglane Jumal. Aga ta otsib alati kedagi, kes seisaks müüripraos, alati kedagi, kes leevendaks tema vihakarikat, kes leevendaks ja tooks. Jumal, anna üks võimalus veel. Las ma veel hoolitsen, las ma veel teen midagi, anna neile veel üks võimalus. Kas pole huvitav süda Jumalal? Üks võimalus veel. Kui palju inimesi ma olen kuulnud, see inimene ei vääri elu ja see on see ja too ja kolmas. Ma olen nii palju seda kriitikat kuulnud, ma olen nii palju halvustamist kuulnud. Ja tead, nüüd viimasel ajal tuleb sellest, et järjest rohkem vedad aega isaga, järjest rohkem vedad aega sõnas, järjest rohkem vedad aega palves, järjest rohkem sa koged, sa ei taha selles seltskonnas olla, sa ei taha neid kuulda, sa lihtsalt ei taha, see ajab südame pahaks. Ma ei taha lihtsalt, ma tahan tunda Jumalat, sest Jumal hoolib igast inimesest. Ma tahan olla õnnistuseks. Ma tahan, et inimesed leiaksid tee Jumala juurde. Sest on olukordi, kus on inimesed mulle öelnud tänu kristlastele, see on tee Jumal või? Teda ma küll tunda ei taha, kui ta selline on. Kui teete inimene, ja kui teete, mina mõtlen selle peale, nagu, et mõtlesin, et kui teete, kui me käitume niimoodi ja nõuame oma õigust, ja võib-olla ongi õigus nõuda, ja selle õiguse nõudmise pärast, aga ma ei taha see Jumalat tunda, te olete õelad, te olete kurjad. Ma ei hakka olukorda situatsiooni rääkima neid, mis need on, aga jah, üks inimene on öelnud mulle, kus see on teie Jumal? Ma ei taha teda tunda. Ma ütlesin, et ei, meie Jumal ei ole selline. Meie Jumal on hea inimene. Lihtsalt see inimene kahjuks ei käitu õigesti. Ja see ei muuda Jumala olemus, see ei muuda Jumalat. Ja see on see, et pakkuda inimestel alati Jumalat. Ja see ongi see, et kui me käime ringi, mida me räägime, millega me nõustume, mida me ütleme. Me oleme kiired andestama, kiired. Näiteks mina olen teinud otsuse, kui inimene peaks ühestki teist halba rääkima, ma ei lähe kaasa. Mitte kunagi ma ei lähe kaasa. Ja ma ei lubagi halba rääkida. Miks? Ma kaitsen oma karja, ma kaitsen oma kodu. Aga see ei loe. Vaata peeglisse. Kas pole lihtne? Halleluuja. Inimesed tahavad kokku tulla, arutada kellegi vigu, keegi tahab kellegi midagi kuskil. Ei, me tuleme kokku ja Piibel ütleb ka, Paulus ütleb, parem tulla kokku milleks? Palvesse, ülistusse. See näitab tegelikult meie isa südant. Halleluuja, kiitus Jumalale.
ja see on see üks karakteristika, mis on nendel, kes tunnevad Jumalat ja käivad Jumalaga lähedaselt, kellel on isiklik osadus Jumalaga. Nad on väga aegselt kohut mõistma, nad on väga aegselt halba rääkima teistest inimesed, nad on kiired andestama ja kiired palvetama, kiired. Sest meil kõigil on kellegist kuskil midagi halba. On sul keegi halba teinud? On. Ma tean. Keegi on su kohta valetanud, keegi on su kohta valet rääkinud. Inimesed on jäänud seda uskuma, vastavalt käitunud selle baasil. Mulle meeldib, nagu Kenneth Hagin ütles, kui nad isegi ütleksid mulle, et ma tapsin oma vanaema ära ja ütles, et teda on kritiseerinud professionaalid. Ma isegi ei peatuks, et ennast kaitsta, vaid ma kuulutaskin Jumala headust, Jumala sõna edasi. Kui teete, kui see oli suhtumine inimesel tegelikult. Ma isegi ei üritaks ennast õigustada, öelda, et ma isegi ei peatuks selle, isegi ennast kaitsa, mis seal räägiksin, kui hea imeline on Jumal. Kas pole imeline süda? Ma mõtlen selle peale. Aga kuidas see süda tuli? Kuidas ta jõudis sinna? Armastus ja hool ja aega veetmine koos Jumalaga. Ja ma kuulasin tema, ma ütlen, ma olen rääkinud tema tütrest ja olen olnud, ja lihtsalt sa veedad ja tead üks asi, mida nad tegid. Ma usun, see karakteristika, mis sellel oli, nad praktiseerisid Jumala ligiolu kogu aeg. Kui ma rääkisin Pat Harrisoniga, seisin ta kõrval, see lihtsalt oli, see pidanud midagi küsima, see oli imeline. Miks? Sest ta praktiseeris Jumal, ta oli seal, ta oli see, ta oli Jumal, ta temast õhkas see välja. Ma tahan minust samamoodi. Sest me kanname seda edasi. Mõne aga see, aga keegi pole täiuslik, kene tegi, ega mina pole täiuslik. Mul on piisavalt võimalus olnud kõike teha. Piisavalt võimalus alla anda, piisavalt võimalus kõike. Need ei takista meid, vaid me läheme ja teenime oma isa Jumalat. Kasvame tema tundmises. Ja kui midagi on, täpselt samamoodi nagu Mooses, Jumal, sina kaitse minu õigust. Ma isegi ei kaitse iseennast. Ja mida Jumal tegi? Jumal kaitses, Jumal tegi, Jumal pani seisma. See sama jutlustaja, kui Jumal ütles, Jeesus ütles Kenneth Haginile, ma panen ta seisma, Jumal pani ta seisma, et ta sai väga, väga tuntud ja kuulus maailmas mastaabis Jumala solana. Ometi ta kunagi eks, see ongi see süda, isa süda, ta ootab, et kõik tuleksid, kõik muutuksid, kõigil on kutse. Kas pole imeline? See Jumala süda. Ja kui keegi arvab, et meil pole enam kuhugi kasvada, kas keegi meist on siin jõudnud, et ma olen jõudnud siia? Et enam kuhugi edasi minna ei ole. On keegi jõudnud kuhugi? Oled sa jõudnud siia, et kõik? Oled sa rahuldatud oma Jumalast, tema tundmisest? Ma küsin küsimuse, oled sa rahuldatud? Ei ole. Mina ka ei ole. See nagu mulle meeldib, et Tšeris oli tõest, Jumal, see oli see jälle. Ja ta rääkis mingist jutlustajast, kus oli, et ma olen saavutanud 9 miljonit. Mul pole rohkem enam midagi vaja, ma olen jõudnud siia. Ma olen jõudnud sinna välja, mul on perel kõik olemas. Ja mis seal edasi? Pigem oli vist nagu ärimees. Ärimees oli, jah. Kristlik ärimees oli nagu, et jah. Ja ta oli, ma olen saavutanud 9 miljonit. Ja mis see... Siis John Beverilt selles mõttes, mis nagu edasi, et tal ei ole nagu motivatsiooni järgmist 35 miljonit või midagi iganes. Ja siis tihti ongi see, et kas me rahuldume sellega, kuhu me jõudnud oleme, mis on meie kutseelus. Et kui nüüd John Bever rääkis temaga ja selles kutsekoha pealt, et võib-olla sinul on kutse olemas, et sa oled väga ja ärimees, et nüüd külva ja edenda Jumala riiki ja Jumala kuningriki selle andega, sest me kõigil on omad anded. Ja see vestlus väga inspireeris ja siis ta natuke sõja pärast võttis ühendust ja kirjutas, et enam 35 miljonit. See on natuke aega öelda 70 miljonit. Jah. Vaata, see on see, et... See innustus sellest, et see oli tema oskus, see oli tema talent teenida oma äriga finantse.
jah, et see ongi see, et teinekord ongi, et ma olen jõudnud selle, ei, midagi enamat, me teenime Jumalat, Jumal, kus on järgmine samm? See on see, et meie isa, kes sa oled taevas, mis sa nüüd tahad, et ma teeksin? Minu issi taevas, mis sa nüüd tahad, et ma teeksin? Kuhu ma saan edasi minna? Kas me rahuldume? Kui me räägime kas või sellest samast klaverist, ostame klaveri. Aga see on lihtsalt üks klaver siin või on see, et me teenime Jumalat. Et püha vaim juhi mind. Ma mäletan, kunagi rääkis üks, kes see rääkis? Ma ei mäleta, kas ma kuulsin keegi oli ka. Lihtsalt mängis klaverit, ülest Jumalat. Ta on elus õppinud klaverit mängima, ta on kunagi ja lihtsalt, kui ta pani silmad kinni, hakkas mängima, las Jumala vaimul voolata. Saad aru? See on see, et alati on võimalik minna üks noot rohkem, saad aru, et Jumal, mis nüüd? Samamoodi siin, ma olen siin ees, ma ütlesin, et Jumal, ma tahan sind rohkem, Jumal, mis on järgmine? Ma tahan kogeda su võidmet, ma tahan kogeda lasteed, ükskõik, mis see on. Tuleb uus inimene, halleluuja, me võtame ta rõõmuga vastu, me oleme nagu teenijad, nagu, võta Abrahami tegelikult. Kui inglid tulid või Jumal tuli tema juurde, ta ei öelnud, et sina sulane, ta ise läks ja teenis neid. See näitas ka, et Abraham oli teenija vaim, ta läks, võttis kardjast vaasik ja ütles, et tulge telkid ja ta teenis neid. Samamoodi, kui meil tuleb inimene külaline, see on sama, meil on see teenija süda. Halleluuja, anda mõista, sa oled teretulnud, me oleme siin, et teenida Jumalat. Ja need ei ole lihtsalt sõnad, see peaks olema südamigatsus ja meie teod ja käitumine selle juures kõik. Igatsus. Halleluuja. Ma olen nii põnevil. Kusjuures ma olen põnevil. Ja ma tahan, et Jumal mind rohkem kasutaks. Rohkem. Ja tõesti, Jumal, ma olen iga päev, Jumal, kas on kuskil meelt vaja parandada? Jumal, kas on mingi mõte? Kas on mingi see? Jumal, kus on vaja? Jumal, ma tahan tunda sind rohkem. Ja ma ütlen ausalt, iga päev on võimalus on ärritada. Iga päev. Täna oli väga suur võimalus ärritada. Ja minu kannatlikus pandi nii proovile, kui proovile anti panna. Aga praegu ma ütlen, et Jumal, anna mulle veel, anna armu selle koha pealt, et see ongi see, et lihtsalt see süda, et Jumal, lähme edasi. Ole armu, aita neid inimesi, ükskõik keda, kes vajab abi. Amen. Anna mulle tarkust, mida öelda, anna mulle tarkust. See on täpselt, mõtle, kujuta ette, kui me oleme Jumalale kätte saadavad. Siin Võru linnas on inimesi, kes vajavad päästet. Iga päev, kes on valmis päästa jaoks iga päev. Kelle käivad peas mõtte, et ma tahaks ennast ära tappa. Tead, et Võru linnas on neid inimesi. Ja kui tead, me oleme Jumala kätte saadavad. Jumal, kes vajab abi? Kes on valmis abi? Anna mulle see. Ja me oleme isaga nii lähedased. Mine sinna tänavale, mine sinna. Seal pargi pingi peal, seal ääres pingi peal istub keegi. Kas pole huvitav? Ja sa lähed, paned käed peale. Ta saab vabaks, annab elu Jeesusele, saab ristitud püha vaimuga. Tervendatud, mida iganes. Ja Jumal kasutas sind. Kas pole hämmastav? Kas pole mõnev? Halleluuja. Aga see ei tule siis, kui me oleme kriitilise meelega. Vaid see on siis, isa, mida ma saan teha sinu jaoks. Kui me oleme kohtumõistjad või ükskõik mis on, siis ei ole isa kohtumõistja, vaid oleme meie. Aga ainuke, kes oskab õiget kohut mõista, on meie
isa, ja ütleme, isa, see on sinu kätes, anna mulle tarkust, anna mulle jõud, anna mulle ilmutust, anna juhata mind, anna mulle julgust rääkida sinu sõna, mida iganes. Ja ole valmis, et isa kasutab sind. Mitte nii, nagu mul tuleb meelde, sellega tuleb mulle meelde lõpetuseks täna, siis mul tuleb meelde, kus Keith Moore ütles, et inimesed tihtipeale ütlevad, Jumal kasuta mind, Jumal kasuta mind, Jumal kasuta mind. Oled sa öelnud, Jumal kasuta mind? Jumal kasuta mind. Ja siis tuleb pastor, ütleb, et seda on vaja teha ja seda on vaja teha, seda on vaja. Jumal, nad kasutavad mind, nad kasutavad mind. Ja siis on see niisugune negatiivne. Sa ütlesid, varsti sa tahad, et Jumal sind kasutaks. Aga see hakkabki tegelikult algus, kas me oleme ustavad väikestes asjades. Kunagi tihtipeale me mõtleme, et kui midagi suurt tuleks. Inimesed on öelnud, ma olen ise mõelnud, kui ma olin ära lahendanud, kui see suur ärkamine tuleb, küll ma siis hüppan vooluga kaasa. Tegelikult ei hüppa. Sest Jumal ütleb, et ole ustav milles? Piskus. Ja kusjuures Kenneth Hagin rääkis huvitava loo ühest noormehest, kes tuli, ütles, et Jumal on kutsunud mind suurtele staadionitele. Tuhandete ette kuulutama sõna evangeeliumi jagama. Jumal on kutsunud mind. Ja Kenneth Hagin ütles, et okei, midagi. Ja Kenneth Hagin läks oma kabinetti siis ja istud maa ja Jumal kõnetas. Jah, see on õigus, ma olen ta kutsunud. Aga ta ei saa mitte kunagi sellesse teenistusse, kui ta ei tee kahte või kolm asja, ma ei mäleta. Esimene oli see, esiteks on ustav koguduses ja leiab endale koguduse. Teiseks on ustav tööl, käib tööl. Ja ma ei mäleta, kas kolmas oli, ma ei mäleta, kas tuli ka 10 maksmine välja, aga kõigepealt on ustav koguduses, ta võtab kogudus, hakkab olema ustav. Leiab endale koguduse, ju ta siis jooksis koguduse vahel ja minu teada oli niimoodi, tema töökoht oli see, et üks nädal ühes töökoht, teinekord ei olnud püsiv. Seda aru. Selle probleem oli see, et ta ei suudnud töökohta hoida kauem kui 2 nädalat. Ta ei suudnud hoida töökohta kauem kui 1 nädal. Kogu aeg jooksis, kogu aeg vahetas neid. Koguduses oli ka, see kogus ei meeldi, see kogus ei meeldi. Jooksis, aga Jumal, ma olengi ta kutsunud. Aga ta ei saa astunud mitte kunagi sellest teenist, kui ta ei ole ustav, pisikesed asjad. Ja see ongi see koht, kus ütled, Jumal, need pisikesed asjad, mida ma saan teha. Jumal näita mulle, ma olen ustav, ma teen seda ja Jumal hakkab meid ülendama ja ülendama ja ülendama. Miks? Sest me oleme ustavad. Kas sa pole lugenud Piiblist, et palju inimesi on oma töös tublid? Palju andekaid ja talendikaid inimesi on? On ju nii? Aga leiaks ma ühe, millise? Ustava inimese. Ma olen nii põnevil oma Jumalas. Ma olen nii põnevil. Ma ei tea, kas sa oled põnevil. Mina olen põnevil. Ja ma olen hea meel täna tulin ja Jumal sai kõnetada ja rääkida ja see on, ma usun, et see on otse sõnum meile kõigile siin. Ja mõne mõte, miks meil kõigil on kasvuruumi. Aga ma juba teengi seda. Ma siis julgustan sind tegema rohkem. Nagu Paulus sellest Thessaloniki kogudusel, te armast tuntakse, isa on ise õpetanud teid armastama, aga ma julgustan, jõhutan teid seda veel rohkem. Amen. Halleluja. Kiitus Jumal. Kas on, isa ütleb, et mine sinna parki, seal on see inimene, ta on ratastoolis. Räägi talle evangeeliumi, pane talle Jeesuse nimel käed peale ja ma tõstan ta sellest toolist välja. Amen. Halleluja. Mine sinna tänavast ja seal tänavas on see, seal on üks noor, seal on üks vanu, seal on keegi, kes vajab Jeesust. Lihtne, see on üks viis, ma ei ütle, et see on ainult, lihtsalt see on see, mis ma tahan näidata. Kas pole põnev? Meil on antud Jeesuse nimi, mis on üle mitme nime. Iga nime. Halleluja. Jumal on nimeline ja Jumal on auline ja ta on nimeliselt püha. Ja ta ootab neid, milliseid inimesi?
kes absoluutselt siira südamega hoiavad tema poole. Miks? Et ennast vägevasti näidata. Ja see on üks asi, mis me peame olema julged. Isegi ka kristlaste koosolekul, kui keegi kuskil kedagi räägib taga alusti, ma ei võta sellest, isegi tal võib õigus olla, ma ei võta osa sellest. Ma ei võta osa sellest, sest see ei too au minu isale. Me võtame kätte, palvetame tema eest, sest teda pole praegu siin. Kui me tahame arutada, rääkida, küsida, meil on informatsiooni vaja, kutsume ta kohale, helistame, küsime. Kui see on mingi halva rääkimine, taga rääkimine, maha tegemine, halvustamine. Palvetame, räägime midagi muud. Räägime sinust. Kui teete, kui keegi hakkab kellest arvata, räägime sinust. Kuidas sul läheb? Mida sina teed? Palju sa täna piiblit lugesid? Palju sa täna palvetasid? Mitu tundi sa ülistasid täna? See on kaks asja, kas inimene muutub või sugi sa üldse rääkida, sugi sa mitte. Ju siis ei saa. Aga ma tahan, et minu elu, minu sõnad, minu käitumine tooks au. Kellele? Isa Jumalale. Amen. Sest Piibel ütleb, et igast sõnast, igast teost me anname aru ühel päeval, kui me Jumala juurde läheme. Amen. Halleluja. Kiitus Jumalale. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind täna sind paigas. Hea Jumal. Las meie südamete igatsused kasvavad enam ja enam ja enam. Las me tõesti, Isa, võiksime kasvada sinu tundmises enam ja enam. Tõesti, et halleluja, meie käitumine, meie teod, meie sõnad tooksid au sinu nimele. Isa, anna meile arusaamist, anna meile mõistmist, kus me saame muutuda. Isa, arusaamine ilmutas see meelevalla sellest väest, mis meile kuulub. Mitte miskit pole sulle võimatu. Mitte miskit. Sa oled Jumal, kes oled tegutsemas võimsalt siin maa peal, võimsalt meie eludes. Sa oled andnud oma vaimu meile, teed vägevaid tegusid meie sees. Isa, meil oleks süda nagu sul on, me tunneksime sinu süda. Püha vaim, võta Isa südamest ja ilmuta, näita meile. Tarku sinutse vaimu, sinu tundmiseks, Isa. Sinu tundmiseks, tarku sinutse vaimu. Sinu tundmiseks. Isa, ja aega on vähe. Isa, kasuta meid, juhata meid, õpeta meid. Võiksime käia sinu teedel, käia sinu radadel, Isa. Tunda sinu südant. Isa, me täname, kiidame, ülistame siin paigas. Isa, me täname sinu ligiolus, sinu läheduses, sinu võitmisest. Isa, see kasvab, see areneb enam ja enam võimsalt siin paigas. Anname sulle kogu au ja kiitus, Isa, kogu südames. Jeesuse nimel. Amen.